läinud. Täna tuult meil kahjuks ei olnud, aga see käib põretamise juurde. Eile ja üleeile olid suurepärased põretamisolud teist aastat järjest Pärnus, nii on väga rõõm siin käia ja MM-i eel mulle ja noortele poistele väga heaks treeninguks. Vahed finišis nii ja naa, ütleme nii, et mul on, ma ütleks, et veidikene keerulisemaks läinud küll, et nüüd on juba kui ma eksin, siis ma pean kõvasti pingutama, et ette saada. Et üks asi on siin loomulikult Eesti karussell, aga teine asi on nii-öelda siis maailmatase ja suurvõistlused, et üle pikkade aastate see kevad Georg Aut sai esimest korda üle pika aja eestlasena laseril kuldfliiti, mis on suur asi ja suur samm edasi, et tundub, et asjad liiguvad ikkagi õiges suunas, et asi võtab natuke lihtsalt aega. The windy regatta, definitely. We had 2 days of really nice sailing conditions with 6 to 7 meters per second. So I think it was wonderful, and the waves were really nice for downwind surfing. So I really enjoyed it. It was definitely challenging because we had a lot of races per day, so 3 to 4 races, and it was hard to keep my strength for the last races and to keep my mind calm. Oligi, ma arvan, et me olime stabiilselt, teised konkurendid olid siis kas esimene või mingi 5. ja stabiilselt esimese ja teise koha. Ja konkurendid olid väga tugevad ja võistlus käis ikka viimase hetkeni. Väga kergelt, et stardidel just meie põhimiinus, et sellega tuleb veel tööd teha, aga samas kui me paadsime liikuma, siis liikus päris hästi. Kuidas Pärnu olud seekord olid? Huvitavad. Laine oli siuke suhteliselt rõve terav, aga tuult oli toredalt. Ilm oli eile, et kahjuks ühe päeva ainult saime purjetada, aga vesi oli hästi soe ja ilm oli soe ja tuul puhus ja lained olid mõnusalt siuksed piisavalt rasked, et ei olnud liiga igav sõita, et õnneks saime võistluse peetud ja kolmekesi joonele.
purjetamine pidi imelihtne olema, hea start, paar nutikat pauti ja ongi võit käes. Et kahju, et meil lihtsalt nii vähe oli ja uus paat, ise harjume, vinge tundub, et kõik tundub nagu kenasti olema.